See on mõtisklus ja meditatsioon, mille läbi saame anda oma harknäärmele energiat ja armastust. Harknääre on meie hormonaalse süsteemi üks osa. Ta asub rinnaku taga, seal, kus on meie hinge koht. Leia ta üles. Pane käsi sinna, kuhu sa näpuga näitad, kui kuuled kedagi end hüüdmas ja küsid, kas mina? See ongi harknäärme koht. Nime on ta sellest saanud, et mõnes mõttes on ta kokku pigistatud minikopsude kujuline ja allpool on ta 2 nagu hark. Tema vastutab meie nooruses füüsilise kasvu eest ja täiskasvanuna vaimse kasvamise ja arenemise eest. Harknääre on immuunsuse keskpunkt ja tema abi kehale ja töö on toota T-lümfotsüüte, mis toodavad T-rakke, nii T-tapjaid kui T-abistajaid, kes hävitavad nakatanud raku koos antigeeniga. Eile voodisse heites oli mul tunne, justkui jalad teineteise külge seotud ämbliku võrguga ja minu vaagnast kasvasid välja ämbliku jalad. Midagi sellist olen ma mingis multikas kunagi näinud, kus on inimkeha ja ämbliku jalad. Ämbliku jalad võimaldavad väga kiiresti suunda muuta ja hoogsalt liikuda. Harknäärmel on ämbliku energia, sest harknääre on justkui ämbliku keha ja jalad ja võrk on meie lümfisüsteem. Lümfisüsteem ämbliku võrguna kogub kehast kokku sodi, mida kehale ei ole tarvis. Lümfisüsteem on justkui keha kanalisatsioon ja temast sõltub immuunsus, sest korralik ämblikuvõrk kogub kõik sissetungijad ja võõrelemendid kokku ja elimineerib need või töötab ümber. Kuula ennast. Millist tunnet tekitab sulle kujutluspilt ämblikust? Samasugused tunded on sul ka mina ise ehk mina kui isiksus olemisse. Kui palju ja kus saan ma olla keegi? Keegi olemine on lubamine endal olla, mina ise, minu enda teadmistega ja emotsioonidega ja ka minu oma kehaga üks olemisega. Ämblikul on palju silmi ja ta vaateväli on väga lai ja ta saab arvestada väga erinevate asjaoludega, mis tema infovälja jõuavad. Seetõttu teeb ta täiuslikku tööd, kududes oma võrku. Ämblikul on alati ülevaade ja info sellest, mis kusagil mujal toimub, kuhu ta on oma võrgu teinud. Järelikult seal on tarvis puhastust. Ja kui keegi võrku kinni jääb, siis saab ämblik ka kohale tulla ja kinnijäänu ümber töödelda enesele toiduks ja keskkonna puhastamiseks. Sarnaselt toimib lümfisüsteem ja kõik meie keha osade töö sõltub eelkõige meie emotsioonidest, millel on oma sagedus ja vibratsioon. Võta nüüd mõnus asend, näiteks heida pikali. Kuula oma hingamist, kuidas sa rahulikult hingad sisse ja välja. Tunned, kuidas kopsud koos rindkerega tõusevad, kui õhk siseneb
ja langevad, kui hingad välja. Kuna me keskendume täna harknäärmele armastuse ja energia andmisele, siis rindkerega hingamine on väga asjakohane. Igasugune liikumine on tervis. Nii keha liikumine, kui vere liikumine, kui ka energia liikumine. Hirmu kogemine tekitab mõttekrambi ja hingamispeetuse. Ja kui hirm kandub üle mingisse organisse, siis see organ tõmbab end automaatselt kokkupoole ja jääb sellesse krambilaadsesse olekusse. Seetõttu aeglustub selles organis närviimpulsside liikumine ja vajaliku töö tegemine. Üks viis armastuse andmiseks on austada oma organit sellega, et me teadvustame, milline ta on ja millist tööd ta teeb ja milline energeetika tal on. See sai tehtud, teadvustatud tema olemust. Nüüd anname armastust ja hoolimist talle läbi soojuse ja keskendumise. Palun pane oma käsi või käed rinnale, sellele kohale, mille eelnevalt leidsid. Rangluud alla ja lase oma peopesast voolata soojust enda sisse. Kui sul on eelnevalt kogemus enda kehaga rääkida, siis võid tunda, kuidas harknääre elustub ja justkui vastab sulle nii, et tunned rinnakuluu taga soojuse kogunemist. Kui sul ei ole eelnevalt enda organitega rääkimise kogemust, siis lihtsalt hoia oma käsi dekolteel ja proovi mõtetel lasta rahuneda. Ja keskendu soojuse tundmisele oma käte all. Tunneta, kuidas kätest tulev soojus liigub keha sisse. Kuskil 2-3 sentimeetrit nahapinnast sissepoole rinnakuluust läbi. Ja ütle, armas harknääre, sain täna teada, et sul on ämbliku energia. Kuula nüüd oma tundeid. Kui see tõmbas mingeid emotsioone üles, siis teadvusta neid. Hoia ikka oma käsi rinnakul ja anna üles tulnud emotsioonile nimi. Ükskõik, kuidas see sulle tundub, kuidas sa seda tunnet nimetaksid, mis üles tuli. Ja siis ütle, tänan talle. Jäta ta sinna paika ja too oma fookus tagasi käte alla. Lihtsalt ole nii ja tunneta soojust seal ja vaata, kuidas soojus su rindkeres muutub ja muudab suunda ja ka intensiivsust. Ütle, armas harknääre, ma tean, et sa oled mu immuunsuse võti
ja minu toetaja ja keha kaitsja. Ma tänan sind. Ma armastan sind. Ja ma vabastan su nüüd ja praegu kõigist hirmudest ja süütunnetest, mille ma sinu sisse olen võtnud. Sa oled üks osa minust, väga oluline osa. Ja sa oled nüüd minu poolt hoitud ja kaitstud. Sellesama armastava soojusega, mis praegu voolab minu kätest sinu sisse. Tunneta tunnet käte all ja teadvusta, millisena see aisting nüüd sulle tundub. Mida see rindkeres olev soojus justkui soovib sulle öelda? Ükskõik, milline mõte sulle nüüd pähe tuli. Võid valida sõbraliku uudishimu seisundi. Ahaa, selline mõte siis. Ja lase sel olla hinnanguta. Ükskõik, milline mõte tuli ja kui ei tulnud ja pea jäi tühjaks, siis nii on ja kõik on okei. Lihtsalt ole ja tea, sa ei saa mitte midagi valesti mõelda ega tunda, sest need ongi sinu mõtteid ja tunded. Aksepteeri seda. Võta see vastu ja hoia käsi ja soojust oma harknäärmel nõnda kaua, kuni sulle meeldib. Ja tea, et ta on juba ärganud ja särab, sest saab teha tööd uute tänaste energeetiliste sissetungijatega. Nüüd on su immuunsus laes. Ja mina tänan sind, et tulid minuga rännakule.